No nii, mõned tublid inimesed on selle videoga lahti teinud ja tahavad ikka väga innukalt teada saada, mis värk selle põlluharimisega ikkagi on. Väga hea, räägime siis veel põlluharimisest. Seni oleme me tegelenud faktidega, et millised asjad muutusid ja mis on küttimise, koriluse ja põlluharimise karjakasutuse erinevused. Aga me võiksime küsida, kas see muutus oli hea või halb. Kumb on parem, kas küttimine, korilus või põlluharimine? Sellisel juhul me ei räägi ainult faktidest, vaid ka hinnangutest. Ja hinnanguid võib anda erinevaid. Sõltub, millise nurga alt ja kelle vaatepunktist asju näha. Ja et millestki lähtuda, siis ma võtan oma jutu aluseks need samad põlluharimisele ülemineku tagajärjed, millest oli juba eelmises videos juttu. Esimene oli seal siis see, et rahvaarv kasvas. No inimeste seisukohalt võib ju lugeda heaks, et põlluharimine võimaldas rohkem inimesi ära toita. See on ju tore. Aga teisalt, see toidulaud oli väga ühekülgne. Küttidel korilastel oli väga mitmekesine toidulaud, sest nad sõid igasugu marju, seemneid, erinevate loomade liha, kala ja nii edasi. Loodus on nagu Rootsi laud, söö mida tahad. Aga varased põlluharijad sõid peamiselt ainult teraviljast tehtud toite. Iga päev puder, leib, järgmine päev puder, leib. Arheoloogid on ka võrrelnud küttide korilaste ja põlluharijate luustikke ja leidnud, et kütid korilased olid terved ja tugevad. Neil olid korras hambad, nad olid pikka kasvu, aga põlluharijatel oli palju haigusi ja seljavigastusi, hambad olid augulised, nende kasv oli lühem ja see kõik siis tõenäoliselt just toidu pärast. Ehk siis põlluharimisega sai küll rohkem inimesi ära toita, aga iga üksik inimene sai kehvemat toitu. Ja see rahvaarvu kiire kasv, mis põlluharijatel oli, see ei ole üldse tingimata hea. Kui inimesi oli väga palju ja kõik sõltusid ühest toiduallikast, ehk siis viljast, siis kui oli näiteks väga külm ja vihmane suvi ja vili ehk see ainus toiduallikas ei kasvanud hästi, siis paljud inimesed jäid lihtsalt nälga ja surid. Lihtsalt seepärast, et vilja ei jagunud ja muud toitu nad ei osanud hankida. Aga küttidel korilastel seevastu polnud erilist probleemi. Kui mingid marjad ei kasva, no sööme siis seemneid või no püüame siis kalu või kütime. Neil oli variante rohkem. Nii, siis meil oli see tagajärg, et inimesed muutusid paikseks. No, mõnele inimesele meeldib, kui on oma kodu, on kindel koht. Nende meelest on ilmselt positiivne, et inimesed said paikseks jääda. Samas, kui mõnele just meeldib reisimine ja seiklemine, siis neile ilmselt meeldiks küttide korilaste eluviis, eks ole. No, siis oli veel meil see, eks ole, et külad ja linnad tekkisid. No, ühest küljest ju hea, et inimesed said suuremal hulgal koos elada, said suhelda ja koostööd teha. Ja no, küttidel korilastel oli ju tõesti suht nagu poole noori, poole ühtki poodi, miski poole linna moodi. Okei. Noori oli tegelikult palju, aga poodi ja linna tõesti polnud. Aga linnadel on igal juhul ka varjukülg. Kui inimesed hakkasid tihedalt koos elama, siis ega tol ajal WC-potte ei olnud. Aga kõik need inimesed peavad ju kuskil hädal käima ja see jääb kuhugi haisema ja lagunema. Ja see tähendab, et haigused hakkavad levima. Et linnad olid vanasti üsna räpased ja seal levis palju haigusi. No, siis oli meil see, et tööjaotus ehk spetsialiseerumine tekkis, eks ole. Jällegi ühest küljest hea, et inimesed said teha erinevat tööd ja tehnoloogia sai kiiremini areneda, sest käsitöölised said keskenduda sellele, et teha võimalikult häid asju. Üleüldse suurem osa asju, mis meie ümber tänapäeval on, kõik see tänapäevane tehnoloogia on võimalik tänu sellele, et meil on hulk inimesi, kes saavad lihtsalt tegeleda näiteks arvutite väljamõtlemise ja disainimisega selle asemel, et kuskil metsas mingit jänest taga ajada. Aga saaks ka tuua vastuväiteks, et erinevalt tänapäevast ei saanud põlluharimise algusaegadel inimesed ise eriti valida, millega nad tahtsid tegeleda. Vaid nad tegid sama tööd, mida nende vanemad tegid. Või seda tööd, mida neid sunniti tegema. No näiteks orjad. Keegi ei tahtnud olla ori, lihtsalt inimesi sunniti. No ja saaks veel norida, et näiteks kui tänapäeval on inimesed spetsialiseerunud selliste ametite peale nagu programmeerija või arst, siis nad ei oska tihti enam ise neid asju, mida on vaja looduses ellujäämiseks, näiteks metsast toidu hankimine, sest neil pole aega õppida seda. Ja kui peaks tulema mingisugune hädaolukord, kus nad peavad metsas ise ellu jääma, siis nad on hädas. No siis oli veel see, et riigid ja valitsejad kaasasid mingis mõttes põlluharimisel. Sellest tuleb edaspidi lähemalt juttu, kuidas riigid tekkisid, aga ilma põlluharimiseta poleks neid kunagi tekkinud. Igal juhul see näises selles, et keegi hakkas ühiseid asju korraldama ja põlluharijatelt makse koguma, et saaks ülal pidada sõjaväge ja käsitöölisi. Need inimesed, kes seda tegid, olidki valitsejad. Ja nendest maksudest oli võimalik ehitada uhkeid asju, näiteks püramiide või uhkeid templeid või kindlusi.
aga teisalt võib öelda, et ega need valitsejad ei tegutsenud alati rahva huvides. Noh, näiteks, et ajapikku need maksud läksid aina suuremaks ja valitsejad hakkasid endale ehitama luksuslikke paleesid. Nende elu läks ilusamaks, aga tavaliste inimeste elu läks aina raskemaks. Ja siis, kui need tavalised inimesed protesteerisid, et me maksame makse selleks, et me saaks kasulikke asju ja kaitset vaenlaste eest, aga sina ehitad omale mingit kullast lossi, mis toimub? Siis valitseja oli nagu, et sõjamehed ja protestijad jäid vait. Nii, siis oli meil veel see, et põlluharimisega kaasnes eraomandi teke ja ühiskondlik ebavõrdsus. Noh, ühest küljest ju hea, et inimesed said rikkust koguda. Küttidel korilastel polnud sisuliselt selliseid asju nagu rikkus ja vaesus, polnud omandit. Aga põlluharijatel tekkis omand ja tekkis ka ühiskondlik ebavõrdsus. Rikkamad muutusid üha rikkamaks ja vaesemad üha vaesemaks. Et noh, nende seisukohalt, kes olid või on vaesemad, see on nagu paha. Aga rikaste seisukohalt, noh, eks ole. Siis oli meil veel sooline ebavõrdsus. Noh, jällegi naiste seisukohalt kindlasti halb, meeste seisukohalt, nojah. Nonii, ja nüüd ma toon mängu veel ühe teema. Selle, kuidas tööd tehti. Põlluharimine oli hoopis teistsugune töö või tegevus kui küttimine korilus. Enamasti oli see raskem ja üksluisem. No, kütid ja korilased käisid looduses ringi, vahepeal jooksid loomadele, vahepeal ronisid puu otsa vilju korjama, sihuke mõnus vahendusrikas töö. Põlluharimine aga tähendas näiteks, et järjest künnad päevade kaupa maad või siis hõõrud ühe kiviga vilja vastu teist kivi jahuks, et sellest süüa saaks. Väga tüütu töö. Ja kuna see oli nii tüütu, siis inimesed mõtlesid, et jube hea oleks, kui keegi teine teeks minu eest seda. Ja kuna keegi teine ei tahtnud seda teha, siis sunnime kedagi. Ja siis näiteks mindi naaberrahva juurde sõjaretkele ja võeti sealt inimesi vangi ja tehti neist orjad. Ja sunniti neid rasket tööd tegema. Ja orja pidamine tekkis tõenäoliselt just põlluharimise tõttu. Ja no isegi siis, kui sul orja polnud, nõudis põlluharimine ikka palju aega ja vaeva. Selleks, et süüa saada, pead terve aasta rasket tööd tegema, siis aasta pärast saad suure hulga süüa. Okei, aasta lõpus jääb õnneks natuke üle ka ja varuks. Aga selleks, et seda saavutada, pead tegema järjekindlat tööd, kündma, külvama, vilja koristama, tuulama ja nii edasi. Kogu aasta pidi kogu aeg midagi tegema, et tulevikus jätkuks toitu, et sa jääksid ellu. Kütid korilased seevastu küttisid ja korjasid enamasti nii palju, kui parasjagu vaja. Kui näiteks paari päeva pärast sai toit otsa, siis mindi uuesti küttima ja korjama. Ja see tähendas, et nad kulutasid toidu hankimisele ja tööle suhteliselt vähe aega, keskmiselt umbes 20 tundi nädalas. Samas põlluharijate hulgas tehti palju rohkem tööd, no umbes 40 tundi tööd nädalas. Mis te arvate, kui palju tööd tänapäeval tehakse? No, meil on tavaliselt ette nähtud ka 40 tundi nädalas, aga paljud inimesed on töökamad ja teevad näiteks ületunde. Eestis on probleemiks, et kui vaheajad välja jätta, siis tegelikult kooliõpilased peavad õppima ehk tööd tegema ka rohkem kui 40 tundi nädalas. Ehk siis küttidel korilastel oli palju rohkem vaba aega kui meil. Mis nad selle ajaga peale hakkasid? Noh, eks nad ilmselt sõid ja jõid rahulikult, mitte kugistades, eks ole. Mängisid palju, jutustasid üksteisele lugusid, tantsisid, magasid rohkem. Kujuta ette, käid päevas paar tundi tööl või teie puhul koolis ja ülejäänud aja magad või mängid. Jumala hea elu ju. No tegelikult tol ajal polnud üldse koole, te oleksite õppinud eluks vajalikku oma vanemate käest. Käiksite kaasas jahiretkel või kalal või marju korjamas. Jah, muidugi interneti ja nutitelefone teil ei oleks, aga te ei oskaks neist ka puudust tunda, sest kui te oleks kütid korilased, siis te ei teaks, et sellised asjad võivad olemas olla. Te mängiksite lihtsalt teistsuguseid mänge. Tundub ju suht normaalne. No ja me oleme kogu aeg rääkinud sellest, kuidas põlluharimine mõjutas inimesi. Aga kuidas see mõjus loodusele? Üldiselt tänu põlluharimisele inimese mõju loodusele suurenes. Ta hakkas seda enda vajaduste järgi ümber kujundama. Raius metsi maha, hakkas jõgede vett juhtima põldude niisutamiseks ja nii edasi. Ja see inimese mõju keskkonnale on ajaloo vältel kogu aeg suurenenud, nii et tänapäeval mõjutab inimkond maakera looduskeskkonda juba nii palju, et see võib meile hukatuslikuks saada. Olete ju võib-olla kuulnud, eks ole, kliimamuutus, reostus, loomaliikide väljasuremine ja nii edasi. No ja veel üks viis, kuidas põlluharimisele ja karjakasvatusele üleminek loodust mõjutas, sellega kaasnes ka loomade kodustamine. Ja no, mõnes mõttes võib öelda, et näiteks kodustatud seal on hea elu. Inimene annab süüa, ta ei pea ise midagi tegema, midagi otsima. Tundub ju tore, kodusead küll teil vedas, et inimene hakkas loomi kodustama. Aga see, kuidas näiteks tänapäeval sigu suurtes põllumajandusettevõtetes lihaks kasvatatakse, ei ole tegelikult üldse ilus ega tore. See on üsna jube. Aga selle kohta võite ise edasi juurde. No, kuidas see nii tundub? Kas põlluharimine tundub hea asi? Teeks väikse vahekokkuvõtte. Ma teen siia väikse tabeli põlluharimisele ülemineku positiivsetest ehk headest
ja negatiivsetest ehk halbadest külgedest. Aga ma ei hakka isegi kõiki välja tooma. Noh, meil on positiivsed asjad, et rohkem inimesi sai ära toita, rohkem koostööd inimeste rühmade vahel, linnad ja riigid on ju, arenenum tööjaotus ehk spetsialiseerumine, kiirem tehnoloogia areng ja inimese kontroll looduse üle suurenes. Aga negatiivsed on haiguste levik, varanduslik ja sooline ebavõrdsus, raske töö ja vaev, ühekülgne toit, kahju loodusele ja loomadele. Mis meil siis sõelale jääb? Ega siin ei olegi ühte õiget ja valet vastust, et on ainult hea või on ainult halb. Te võite nüüd mõelda nende positiivsete ja negatiivsete külgede üle ja igal ühel võib olla oma arvamus. Kas tema meelest oleks parem, kui me oleksime jäänud küttideks, korilasteks või on ikka parem nii nagu praegu? Kõige põnevam on see, et me tegelikult ei tea täpselt, miks need esimesed põlluharijad seal Viljaka poolkuu piirkonnas kunagi 12 000 aastat tagasi otsustasid põlluharimisele üle minna. Mida see neile andis? Meile siin tagantjärele vaadates võib tunduda, et loomulikult see oli kasulik, vaata kui palju rikkamad me nüüd oleme, palju arenenud tehnoloogia meil on. Aga osa neist headest asjadest on tulnud alles hiljem või ainult osadele inimestele. Need esimesed põlluharijad ei näinud mingeid nutitelefone ega supermarketeid. Pigem nad said kehva toidu ja haigused, nagu me eespool rääkisime. Arvatakse, et põlluharimisele üleminek oli mõnes mõttes nagu lõks. Inimesed katsetasid ja katsetasid põlluharimisega ja hakkasid üha rohkem sõltuma sellest. Ja kui nad olid läinud üle mingi murdepunkti, siis ei olnud praktiliselt enam võimalik ümber mõelda, et ei no, tegelikult ikka põlluharimine nõme läheks tagasi kütiks korilaseks. Miks? Sest nüüd oli selles ühes kohas nii palju inimesi. Nad ei oleks saanud enam metsaandidest ära elada, eks ole, sest loomi ja kala ja marju poleks jätkunud neile. Meie ei saa ka kõik praegu metsa joosta ja hakata põtru sööma, sest nad saaksid väga kiiresti otsa. Eestis on 1,3 miljonit inimest, aga ainult mingi 10 000 põtra. Nii et põlluharimine oli natuke nagu lõks. Kui sa sellega korra algust tegid, siis enamasti lõpetada ei saanud. Ja kui need esimesed põlluharijad olid lõksu sattunud, siis nende rahvaarv kasvas kogu aeg ja neil oli vaja maad juurde. Aga teistes kohtades olid tavaliselt ees mingid kütid korilasi. Ja mis siis juhtus? Osa kütte hakkas ise vabatahtlikult põlluharijateks, aga kahjuks väga tihti need lihtsalt suruti oma metsast välja ja mets hävitati ja tehti põlluks. Nii on see toimunud tegelikult kogu inimkonna edasise ajaloo jooksul umbes sellest ajast 12 000 aastat tagasi kuni tänapäevani. Ehk niimoodi on põlluharimine levinud kogu aeg uutesse kohtadesse. Ja tänapäeval näiteks Brasiilias, Amazonase vihmametsades elavad veel mõned hõimud niimoodi küttide korilastele. Osad neist isegi ei tea, et kusagil on maailm, kus on internet ja asfaltteed ja autod ja lennukid ja nii edasi. Aga Brasiilia rahvaarv kasvab kiiresti ja kui on rohkem inimesi, siis on vaja rohkem toitu ja rohkem ruumi. Ja see tähendab, et tahetakse sealt vihmametsast puid ja maavarasid ja igasugu asju kätte saada ja siis nad raiuvad järjest metsa maha. Ja mõnikord tähendab see seda, et nad hävitavad need kohad, kus need kütid korilased elavad. Mõned neist siis põgenevad veel sügavamale metsa, mõned tulevad metsast välja ja üritavad hakata elama nii nagu meie. Nii et kogu selle pika põlluharimise jutu kokkuvõtteks võime tõdeda, et see, et inimesed hakkasid põldu harima, oli ülioluline, aga kas see oli hea või halb, et nad seda tegid, see sõltub juba vaatenurkast. Mis teie arvate? Kirjutage mulle kommentaaridesse. Ja loomulikult tellige ka seda kanalit ja jälgige ka lehekülge Kristo Siia ajalooteemalised õppevideod Facebookis. Aitäh!